tere tulemast lugemisse, armas kuulaja. Tervitan sind täna siin juulikuus üle pika aja. Vahepeal on palju toimunud ja on vaja olnud sellist sissehingamise kohta. Et elus käivad asjad niimoodi, et me hingame sisse ja siis hingame jälle välja. Et selleks, et kui me ainult pidevalt välja hingame, siis jääb sellest õhust puudu. Et siis on vaja vahepeal jälle võtta aega ja hingata sisse. Ehk teha sisetööd, teha oma asju, et jõuda jälle nende ilusate, sügavate taipamisteni, äratundmisteni, lahendada neid õppetunde, mis ilmutavad ennast, kuulata neid sõnumeid, mida universum ikka nii lahkelt meile jagab siin hingede koolis. Ja nii on. Ja nüüd ma tundsin, et on aeg tulla jälle teie juurde ja jagada sõnumeid. Ja mul tuligi selline tunnetus, et ma jagan 3 gruppi meid, nagu ikka ma olen teinud. Ja sõnumiteks tulevad siis olulised sõnumid sulle praegu. Et mida sa võiksid teada, mida sa võiksid praegu kuulda, mis on sinu jaoks oluline ja mis sind toetab ja väestab ja võib-olla millest sa peaksid veel teadlik olema. Võt. Ja ma teengi nüüd meid siis. Teen sellised 3 ilusat valikut. Hästi toredad valikud tulevad täna. Aitäh, et ma saan olla siin ja jagada seda sõnumit, mis läbi minu tahab tulla kõiksuselt. Sulle, kes sa oled siin kuulamas selles ajahetkes siin ja praegu. See on selline kaardi lugemine, millel ei ole ajalist piirangut. Et sa võid seda kuulata igal ajal ja see hetk, see portaal on siin avatud sulle. Ma avan selle portaali, et kõrgemad sõnumid saaksid sinuni tulla, sind toetama ja väestama. Ja ma olen täna valinud olla õues looduses, meie aias. Ja siin ei ole võib-olla kõige vaiksem koht täna, sest meil on siin hästi tore töömees, kes natukene aitab meid ehitusega. Ja et kui te kuulete mingit saagimist või mingit hirmsat mürinat, siis tegelikult see on täitsa okei. Ja see on osa meie praegusest elust siin ja te saate ka sellest osa. Aga tulemus on väga ilus, nii et vahel ongi nii, et kui me oleme sügavates kohtades, siis on vaja seda saagimist ja mürinat ja kolinat ja et jälle nagu uueks ehitada ennast. Et me ei jääks sinna stagnatsiooni, sellesse vanasse energiasse seisma. Et kõik alati on liikumises, muutumises, lubamises, olemises. Universum ei ole nii, et nii on ja nii jääb. See on selline pidev areng, pidev edasiliikumine. Uued taipamised, äratundmised, kasvamised. See ei ole alati kõige kergem. Kasvamised võivad olla ka läbi selliste sügavamate protsesside. Nii, tere tulemast, saag. Aga see on osa elust. Ja minu jaoks on viimastel aegadel üks selline väga ilus sügav taipamine olnud see, et nii lihtne on elada, kui me julgeme võtta asju vastu nii, nagu nad on.
et me ei ürita ilustada, me ei ürita peita, me ei suru alla, me ei tee muud nägu, vaid me oleme nii, nagu me tunneme. Et me oleme päris ehedalt meie ise. Ja kogu see maine kogemus, on sinu kogemus selles reaalsuses. See, kuidas sina tajud seda maailma, see on ainulaadne, see on sinulik, see on sinu moodi ja sellepärast ongi nii oluline, et sa julgeksid olla sina ise, julgeksid tunda seda, mida sa siia tundma tulid, on ju. Et ära peida midagi ja see julgus võtta vastu ja alistuda sellele, mis on hästi toetav ja ma saan aru, et see on midagi teistmoodi. Selles mõttes, et tegelikult meie energeetilises mustris on ikkagi see, et kui meil on raske, siis me põgeneme, teeme teist nägu, hakkame muud juttu rääkima või lähme toimetama või nagu ei tahaks justkui neid kõiki asju tunda. Ja see on okei, selles mõttes, et see on olnud selline tavapärane käitumine, väga sügav, suur muster ja ma arvan, me olemegi seda nägemas, lahendamas ja ära tegemas. Et kui me juba iseenda elus seda märkame, kus me tahame põgeneda, kus me tahaks ära minna, siis see on juba suur samm edasi. Ja järjest rohkem võib-olla julgemegi hingata, jääda kohale, mitte reageerida nii, et me endast nii-öelda välja läheme. Et iseenda olemises, see ei tähenda, et sa ei võiks öelda midagi, sa ei võiks oma arvamust avaldada, vaid see ongi lihtsalt see kohalolust nagu sellest, et ma ei võitle ja ma jään enda olemusse kohale. Ja olgu, alustame. Paneme esimese grupi oluline sõnum, mida sa peaksid praegu kuulma. Grupp number 1. Grupp number 2. Ja grupp number 3. Nii. Ja gruppidele tulevad sellised huvitavad märgised, mille järgi sa siis saad tunda oma gruppi ära. Siis grupp number 1 on selline punane karusmari, tikker. Grupp number 2 on vaarika grupp ja grupp number 3 on roheline tikker, karusmari. Nii et siin nad on, tunneta, luba endal rännata natukene enda sisemaailmas ja kuulata ära, milline on sinu grupp. Et see sõnum saaks tulla just sulle, täpselt see, mida sa praegu vajad ja mis sind toetab. Vaat sellised grupid. Aga siit ma alustan ja tervitan siit poolt grupp number 1. Nii. Tere tulemast lugemisse punase tikri grupp. Need tikrid on mõnusalt valmis saanud. Hästi sellised nagu kest on väljast hapukas, aga see sees sellised seemned ja see vedelik, mis seal on nii mõnus magus.
mulle väga maitsevad tikrid. Nii. Grupp number 1. Meie selline sinu jaoks hästi oluline sõnum praegu on see, et sa mäletaksid, kes sa oled. Ja ma näitan sulle lähemalt ka. Ja mida sa siin tegemas oled? Missioonitunne. Et sa mäletaksid, et sa oled siia tulnud vaimselt teenima. Sina oled meister, kes on teenistuses inimkonna hüvanguks, selle planeedi hüvanguks. Ja see on midagi sellist, mille vastu sa ei saa. Vabandust. Aga see on üks sinu põhiülesanne ja tahad sa seda vastu võtta või ei taha, siis see on sinu tee. Ja see on hästi oluline ja suur. Tegelikult ma tunnen, et see on maaema, ürgne, sügav maaema kutsub sind korrale, koputab sulle, et sa mäletaksid, mida sa siia tegema tulid. Ja see ei ole midagi sellist, mida sa saaksid välja mõelda või oma mälu kuskilt välja kookida, vaid see on juba siin ja praegu see teadmine, see tunnetus, see äratundmine, kes ma olen ja mida ma siin tegemas olen. On hästi palju seotud sinu puhul just usaldusega, et sa tegelikult tunned ära ja sa tegelikult tead. Ja nüüd ma tunnengi, et on nagu selline, et sa tahaksid justkui mingist kohast selle eest põgeneda ja mitte seda nii täiel rinnal vastu võtta. Aga nüüd ongi see koht, kus maaema ütleb, et armas laps, palun kuula seda ürgset häält enda seest ja seda kosmilist südant. Ja see ütleb sulle, mida see täpselt tähendab. Sa ei ole tulnud siia niisama olema või tööd tegema, nagu kuskil tööl käima ja ainult raha teenima. Praegu on see nagu täiesti erakordselt maagilisel ajal tulnud siia planeedile, jah? Ja sa oled peaesineja. Sinul on nii ääretult oluline roll. Praegu inimkond, planeet Maa vajab sind. Ja kui sa mõtled, et ma olen ju, ma saan aru, millest sa räägid, aga kuidas see käib või mida see tähendab, siis see ongi see, et sa kuulad oma sisemist häält. Et sa lubad ennast sellele spirituaalsele teele. Sa ei hoia ennast tagasi, sa ei tee ennast väiksemaks, sa ei ütle, et mina ei tea, nemad oskavad paremini, vaid sa saad aru, et sa oledki valgustama tulnud seda maad. Oma kosmilise valgusega, oma südamesäraga, oma puhta olemusega. Ja ära muretse kõik mingid raskused, mida sa koged või programmid, mida sa näed, need on selleks, et sa saaksid olla täpselt selles täiuslikus mahlas, et sa saaks jagada inimestega seda informatsiooni ja seda sõnumit, mida sa oled tulnud siia tegema. Et need raskused on sind kasvatanud ja on sind kasvatamas selleks, et sa saaksid teha seda, mida sa siia tegema tulid. Praegu hakkas ka see saag jälle tööle, et ma kõvemini sinuga räägiksin, et sa kuuleksid seda juttu. Et need segajaid on ja neid häirijaid ja teistpidi ütlejaid ja kes võib-olla vaatavad sind imelikult või veidralt või sa ise ütled midagi enda arust imelikku või veidralt või võib-olla läheb valesti või sa ei tea.
see ei ole üldse oluline. Valestit ei ole. Kõik on hästi. See usaldus tuleb siia. Ma kohe panen sulle siia veel sõnumid. Ma vaatan siia juurde, et ma tunnen, et on mingisugune blokeering ees. Et mida on tarvis teada meil, et see sinu blokeering saaks lahustuda? Ära muretse, universum ütleb sulle kõik sõnumitega välja, et sa saaksid paremini mõista ja sa ei ole üksi. Sa ei ole nagu, et sind jäetakse kuskile segadusse. Nii, siis tuli selline ilus sõnum. Kohe. Tuli selline, vot, nüüd on näha. Ruumi puhastamine. Mul kohe tuli siuke kurgu tšakra nagu. Nii suured energiat on selles lugemises, et mul on hea meel, et ma täna õue valisin tulla. Võib-olla see ütleb sulle juba kõik see kaart, ilma et ma siia midagi lisaksin, aga sul on vaja oma ruume puhastada. Sul on tarvis tähelepanu pöörata ja hakata märkama, mida see sõnum sinu jaoks tähendab. Ma tunnen, et sinu ümber on võib-olla sellised nagu segajad või mingisugused energiat, mis sinu olemust või arengut ei toeta. Et sul on vaja nagu täiskäigul edasi minna ja julgeda sellel oma teekonnal nagu hakata. Kui sa juba astud sellel nagu oma spirituaalsel teel, siis super tubli, väga lahe. Siis nagu sõnum ongi see, et nagu veel julgemalt. Et noh, ükskõik kus sa ka ei asu, siis alati nagu nüüd on aeg järgmisele astmele astuda. Ja kui sa ei ole sellel teekonnal veel, siis see on täielik nagu pühitsus. Et on aeg sellele astuda, on aeg tegutseda, on aeg oma selle anded hingetee nagu ära tunda. Ja julgeda sellel käia. Ja selleks on vaja puhastuda. Ma ütleksin tegelikult puhastuda siin üsna mitmetel tasanditel. Et tegelikult ma tunnen, et siin on ka seoses füüsilise kehaga vaja mingit puhastust teha. Ma pigem ei soovitaks praegu nagu mingit sellist toitumise või ma soovitaks juua hästi palju vett ikkagi, et seda uhuda natuke välja neid asju ja süüa nagu kergemalt. Süüa ikkagi rohkelt, aga kergemalt. Et panna rohkem rõhku võib-olla värskusele ja elususele. Et see saaks toetada sind, et sa saaksid oma energiaid kätte, mis on kuskil kinni või mingite asjade alla mattunud, et mingi vaba energia seisab. Et seda on hea vabastada ja see on nagu vajalik, et sa saaksid sellesse teenistusse astuda veel sellise kindlama äratuntava tundega. Ja samas on vaja, nagu ma tunnen, oma kodus nagu teha sukest puhastust, kui sul on vähegi võimalik, siis isegi nagu suur puhastust koristada ära, pesta põrandad ja võtta tolmud ja vaata nagu, kuidas sa ennast oma kodus tunned, et mida su kodu vajab, et see oleks sinu tempel, et see oleks sinu altar. Et kõik asjad, mis su kodus on, nagu tuleb suke trrr, tahaks sulle nagu kohe puuga nagu puu. Ta nagu, saad aru, nagu tahaks sulle nagu hästi selgelt öelda, et sul on vaja nagu väärtustada enda kodu energiat ja asju, mida sa oma kodus hoiad. Et vaata üle, et iga asi, mis su kodus on
on oluline, kas see päriselt toetab sind või mitte. Palun vii kõik asjad, mis sind ei toeta, mis sulle seostub mingite halbade energiatega, halbade mälestustega või asjadega, mida sa tegelikult enam oma ellu ei taha. Võta need asjad ja vii kuskile ära taaskasutuskeskusesse. Ja ma ütlen seda nagu siin kõigile, et kui sa taaskasutuskeskusest ostad asju, siis need tuleb energeetiliselt ära puhastada. Väga hea loomulikult on ka, see on juba loomulik, on ju, et kui sa ostad kuskil midagi, et sa pesed oma asjad läbi ja et sa isegi mingi oma energiaga nagu taotled ja puhastad, et see on täielikult sinu teenistus, sinu energias ja võib ka kasutada viirukeid ja palveid ja teha täitsa niimoodi, et pidada nagu nii oluliseks. Saad aru, et sa mõistad, kui müstiline ja sümboolne see maailm on, et miski pole niisama. See ei ole nagu selline mõistusega meeletu vastutuse võtmine, vaid see on just nagu selline tundega vastutuse võtmine oma elu eest ja selle eest, kus sa asud, mida sa lood, mida sa räägid, mis tunned, kõik see. Et kui sa päriselt tunned, et see diivan ei ole enam see, siis sa vahetad selle välja ja kui sul ei ole võimalik osta kohe endale täpselt sellist, nagu sa tahad, siis kas või alustuseks mingi teise parema energiaga diivan, nagu mis sa tunned, et okei, see on nagu tore ja see toetab mind ja seda see on näide, et lihtsalt, et olla hästi selge riietusega ja kõik. Et selline puhastus on tarvilik, et see sinu meisterlikkus saaks veel avalduda ja võimenduda ja olla nagu täielikult tegelikult ma ütleks täielikus väes. Ma panen sulle sinu teekonnale ühe ingliõnnistuse kaardi ka. Ootame, mis Karola tuli meile siia appi natukene oma kosmilise valgusega toetama. Ja näed, kohe lendas teisipidi on Charmiene, selline inglikaardikene tuli sulle, nii ilus, siuke harmoonia. Et minu arust see läheb väga hästi kokku selle puhastuskaardiga, et on nagu tarvis sellist harmooniat luua, et sa jälgiksid, et su keskkond oleks hästi harmooniline. Ja just täpselt seesama kinnitus. Ja siis selle harmoonia kaardi juurde on siin Buda öelnud, et head mõtted toovad häid tegusid ja halvad mõtted sünnitavad halbu tegusid. Viha ei lõpeta viha mitte ühelgi ajastul. Viha lõpeb armastuses. Vot, tegelikult see on nüüd üks teine vaatenurk, et inglid ütlesid sulle praegu, inglid ütlesid sulle seda, et üks koht, mida puhastada veel lisaks sellele kõigele muule, on sinu enda mõtted. Pane palun tähele, kuidas sa manifesteerid elu. Üks õnneämblik tuli praegu siia veel sulle õnne tooma. Et pane tähele, kuidas sa mõtled. Mida sa mõtled igapäevaselt? Ei, Karola, ära nii hüppa palun praegu. Et kuidas sa mõtled, mis on sinu sellised tavapärased mõttemustrid ja mõttekäigud? Kas see pigem kaldub olema negatiivne, nagu raskusi loov või vastupidi sellist nagu lahendust otsiv, lahendusi leidev, lahendustele keskendunud, nagu kerguse voos. Et pane tähele. Inglid isegi ise tulid seda ütlema, mõtlen milline sümbol. Ja Charmiene siis ise tuleb ka nagu toetama sind inglina
ja hoiab sind sellises õrnas embuses ja pakub sulle sükest tervendamist, mis põhineb enesearmastusel ja tunnustusel. Ja siin ütleb niimoodi, et täielik tunnustamine ja eneseväärtustamine võimaldavad vabastada valu ja ängistustunnet isegi kõige vaevatumatel hingedel. Mõtle end tagasi aega, mil su sisemine valu oli väljakannatamatu. Võib-olla hoidsid seda endas seni, kuni armastav tunnustus aitas sul tunda end piisavalt turvaliselt, et lasta seal minna nii, et nuuksuksid nagu väike laps kellegi käte vahel. Et luba endal neid tundeid tunda ja sa oled hoitud ja sa oled turvaliselt ja ma isegi nagu tulebki selline tunne soovitada sulle, et kuskile teraapiasse minna või mõni tore sõber või sõbranna, kellele sa saad lihtsalt, ma ei tea, tehke mingi mõnus õhtu, et käite kuskil jalutamas või teete mingi mõnusaid asju, mis teile meeldib ja siis pärast nagu jutustate või räägite südames, et saaksid oma südame puhtaks rääkida. Et see on sulle väga toetav praegu. Et see aitab vabastada ja samamoodi puhastada seda ruumi. Ja sa saad tunda ennast jälle hoituna. Ja kus tunned, et see on nagu selline teema, mida sa oma, ei ole nagu sellised inimesi, kellega niimoodi saaks nii avatult rääkida. Et ma olen nagu aru saanud, et paljudel inimestel tegelikult, eriti kes on nagu praegu spirituaalselt nagu ärkamas, tegelikult võib olla sellised olukorrad, et sul ei ole nagu sõprade seas nii palju sarnaselt mõtlevaid inimesi. Ja võib-olla sa tunned, et kui sa neile räägiksid, et nad ei saagi ju aru, mida sa ütled. Ja tegelikult see võib olla nii, et siis ongi tarvis, et sa leiad kellegi, kellele sa saad rääkida. Ja see on oluline, sest on inimesi, kes sind mõistavad. On inimesi, kes sind mõistavad ja meid on palju ja järjest rohkem märkame ja saame teadlikuks ja leiame nii-öelda üksteist ülesse. Leiame need oma hingepered ja oma lähedased, kallid inimesed ülesse, kellega mõnusalt koos olla ja asjadest läbi minna ja üksteist toetada. Vot. Aga sellised sõnumid olidki sulle grupp number 1, punase tikri grupp. Punased tikrika on juba söödud, aga sõnumid on ka juba ilusti kohale jõudnud, nii et õnnistused sulle, imeline valgustöötaja, kes sa oled ja tantsi ja lenda ümber selle imelise planeedi ja tea, et emake maa nagu ootab ja õnnistab sind kõiges, mis sa teed. Et sa oled sellel teel kaitstud ja hoitud ja see on sinu tee ja mis iganes see endaga kaasa toob, sa oled tulnud seda oma vaimset teekonda siin avardama vaimsusesse, nagu sellele teadlikkusele avarduma, seda mõistma, nägema ja seda elama. Nii et aitäh sulle ja õnnistused sulle grupp number 1. Kohtume peagi jälle ja kui sulle see video meeldis, siis pane siia alla kommentaaridesse, eks sa näed siin mu kätt, pane siia alla kommentaaridesse 1 südamekene, grupp number 1 ja pane siia videole ka like, mulle meeldis, kui sulle meeldisid need sõnumid või kui sulle ei meeldinud, sa võid panna ka, et mulle ei meeldinud ja telli meie kanal ja pane sinna see kelluke. Nii, vabandust, mul vahepeal läksin aega mööda ja mul sai aku tühjaks ja mingid asjad olid. Nii et lõpetan selle grupiga nii, et pane sinna kelluke, et saaksid olla ühenduses meiega ja näha, mida me jagame. Ja sellised sõnumid tulid siis sulle, grupp number 1 ja ilusat maagilist päeva jätku sulle. Nii. Tere tulemast lugemisse
grupikene number 2. Ma natuke vabandan, ma siin korra toimetan. Ja nüüd olen valmis. Tere Karola. Karola võib-olla mängib meile taustaks natukene muusikat, kui meil veab. Nii, aga ma lähen nüüd edasi ja grupp number 2, vaarika grupikene. Vaarikakese ma juba sõin ära. Vot, nii läks selle vaarikaga. See oli väga-väga maitsev magus metsvaarikas. Ja vaarikad on sellised väga erilised ja õrnad olendid. Väga mõnusad, siuksed minul ühed lemmikud. Ja minu arust nad on sellised hästi pühad marjad ja just naistele väga toetavad ja panevad naised õitsema. Ja vaatame siis teie sõnumiga. The Pink Rose of Lady Nada. Ehk siis nagu Lady Nada roosa roos. Et see on Karola laulis meile väiksed delfiinikese laulu siia kõrvale, mis tegelikult sobib väga hästi. Et siuke taustabänd. Mina praegu loen, siis ma praegu ei tee sellega, onju. Ja tegelikult see kaart, see sõnum tuleb sulle hästi ühene ja selge. Et on selline südame tervenemise aeg, kus sinu süda on kogenud palju ja soovib tõusta uude sagedusse, minna nagu, et olla nähtud ja olla kuuldud ja olla päriselt mõistetud ja ära tuntud. Et see süda soovib nagu siin niimoodi nagu sellel Lady Nadal siin niimoodi nagu kiirata välja. Et kui süda on võib-olla mattunud mingite raskuste alla või murede või mõtete või mingisuguste olukordade üle, mis sa justkui nagu näed, et siis süda nagu ei soovi, et sa enam võtaksid enda kanda neid raskuseid, sest et ta ei jaksa enam. Süda ei taha niimoodi elada. Süda tahab olla vaba, tahab õitseda, tahab kiirata, tahab olla nagu hinnatud või ära tuntud või pühaks peetud. Et tegelikult see süda on nagu selline sinu kõrgem mina, nagu see, kes sind juhatab sellele teele, kus sa siis olema peaksid. Et see on tegelikult hästi loomulik, et me oma seda südant kuulda võtame ja seda kalliks peame, sest see on ju nii kõige väärtuslikum asi su elus. Kõige väärtuslikum oskus su elus on osata seda südamejuhatust kuulata ja julgeda sellele järgneda. Ja ma saan aru, et on olnud mingisugused südamevalud ja kurbus ja võib-olla mingid kohad, mis on tahtnud nagu südant kinni panna või tampida või kuidagi koormab liigselt need nagu raskused. Aga tegelikult see tõde on selles, et minu jaoks vähemalt, et miski ei saa meid koormata, kui me ise seda ei lase või ise seda ei loo nii, et see meid... Ära sellega krübista, palun. Et kui me ise seda nii ei loo, et see meid koormab. Et kui me näeme või meie ümber on valusaid asju või raskeid kogemusi, siis tegelikult me saame selle, kui me lubame endal need tunded ära tunda, mida need võivad meis vallandada, siis meil on palju lihtsam edasi minna ja me ei jää nagu sellesse raskusesse kinni. Et kui me ei luba endal kogeda ja
paneme need uksed kinni ja hakkame asju peitma või teistmoodi kuidagi üritama neid mängida, vaat siis läheb nagu keeruliseks ja raskeks ja siis südamel hakkab nagu koorem või sihuke, ei ole vaata loomulik, et südame energeetika on loomulikult hästi kerge ja selline õhuline ja laulab, et olen delfiinike ja igast selline nagu hästi tore ja mõnus. Samas seal on kõike, ka seda tugevust ja seda julgust ja seda mõnusat vägevust ja kohalolu maandatust ka. Nii. Aga ma panen sulle siia, mulle tundub ka, et siin grupis on ka nagu, et mingi selline raskus veel, mis selle südame tervenemise ees justkui nagu seisaks või tahaks, et me siin räägiksime sellest, et nagu miski soovib veel saada kergusesse. Vaatame. Tead, see sõnum tuli kaardipakist selline maskeraad. Ja see on väga-väga siuke hästi sümboolne minu jaoks, kui ma siin lugemises seda kaarti vaatan. Et see nagu tähistab seda, et mingis kohas sa ei ole päris nagu või aus. Ja see võib olla seesama koht, mis nagu see, miks see süda ennast tunneb nagu, et ta ei saa täiel rinnal elada. Hästi öeldud on ju, et ta ei saa täiel rinnal nagu süda meie rinnakus, siis ta tahab nagu seal täielikult ta, nagu omal kohal olla, on ju. Ta tahab täielikult seal rinnakus õitseda. Aga kui ta ei saa, siis ongi raske ja see võib-olla, et sa hoiad mõistusega sellist rasket mustrit, et kuidas peaks olema, kuidas on õige ja kuidas on vale ja et sellised nagu mõttemustrid hoiavad sind mingisuguses näitlemises või mingis, et sa tahad olla mingit moodi, tahad välja paista teistele mingit moodi. Aga see tegelikult sisemuses oled selle, nagu see ei ole sina ja see ei ole päris. Ja siis see teebki kurvaks ja sa ei ole nagu rahul oma eluga lõpuni, sest et sa ei ela hingestatult ja ei saa seda elu vabalt hingata, vabalt olla, vaid kogu aeg on mingid, mis teised arvavad ja mis teised mõtlevad või kuidagi, et ma ei oska olla nii nagu mina, sest see võib tunduda veider või mingi selline nagu blokeering. Sa võid tunnetada veel, mis koht see täpselt sinu jaoks on sinu elus, aga on mingi koht, mingi oluline koht taibata ära, kus sa ei ole aus. Ei ole aus iseenda ega teistega. Kui me ei ole ausad iseendaga, siis me ei saa ka olla ausad teistega. Sellised lihtsad tõed. Et kui sa vaatad selle koha läbi ja tunned ära, siis sul on palju lihtsam edasi liikuda ja see süda saab avarduda. Sest niimoodi, kui süda on lukus, niimoodi on väga keeruline elada õnnelikku elu. Nagu rahulikku ja sellist rahuldust pakkuvat rõõmu kogeda. Et ma soovitan sul hingama hakata ja lõdvestuma ja nagu mingi selliseid praktikaid teha, mis aitaksid sul just selle nagu lõdvestumist ja sükest, et sa täielikult oma selliseks nagu eesmärgiks võtad ühenduda iseendaga. See võib välja algul paista või tunda või olla selline kohmakas või
või veider või ei tea, mis see kõik endaga kaasa toob ja mida see täpselt tähendab. Aga usu mind, et need viljad on imeilusad ja see on puhas ime ja see on maagia ja see on see, mis sulle päriselt seda rahuldust pakub ja õnne toob, rõõmu toob. et siin elus on kõike ja kõik on siin reaalsuses, selles loomises, mis me siin loome. Et kui me laseme lahti sellest, et kuidas peaks olema, siis on juba nagu 500 miljon korda lihtsam. Päriselt. Ma usun sellesse. Ja ma panen sulle siia ka veel, mida inglid sulle sellele teekonnale ütlevad veel oma. Ja kui nüüd inglitel on võimalus praegu sulle midagi öelda, siis mis see sõnum oleks? Mis see sõnum on, sest siit see tulebki. Nii. Ooni emme. Selline maagiline ingli õnnistuste kaardi sõnumid. Ja see sõnum tuleb siis tänumeel. Vot selline lihtne praktika jälle. Aitäh sulle, Karole, et sa käisid meile siin laulmas. Karole nüüd liikus edasi. Et tänulikkus. Ja tuleb just siuke sõnum, et nagu kõige selle põhi, et sa oleksid, et sa leiaksid üles selle tänulikkuse, selle elu kogemuse eest, selle elu eest, et sa saad siin olla üldse. Et see ei ole niisama, see ei ole juhus, see ei ole kogemata, see ei ole lihtsalt, me oleme lihtsalt inimesed ja nii see käibki ja ta. See on nagu selline sügav tänutunne ja looja ees, et sa saad olla oma hingena just selles kohas, selles kehas, selles tajumises, selles reaalsuses siin. Et selline sügav tänu, et ma olen siin iseendaga, ehk siis selle kõigega. Ja ma olen tänulik, et ma saan siin olla. Aitäh, et ma saan olla. Aitäh, et ma saan kogeda, näha, tunda, mõista. See on imeline, et leida üles endas see koht, kus sinus on see rõõm, lapselikkus, tänutunne. Lapselik tänutunne, nagu tead, siuke nagu lihtne olemine tegelikult. Et tee endale selline nagu igaõhtune asi, et sa iga õhtu tänad näiteks ja mõtle läbi, mis oli sinu päevas tänuväärt. See on jällegi imelihtne ja me kuuleme seda palju, et ole tänulik ja ta. Aga see on päriselt oluline, et sa oleksid tänulik ja kui sa iga õhtu teed sellise väikese palve, kui palve tundub, et ma ei palveta, siis nagu olgu, sa ei palveta, aga sa võid nimetada seda igaõhtuseks tänuõnnistuseks, et sa õnnistad oma elu niimoodi, et sa tänad ja õpid märkama, et vahel me nagu vuhistame oma päevadest läbi, oma elust nii-öelda läbi ja me ei märkagi tegelikult, et kui palju oli hästi. Et siis ongi nagu tekib tihti selline olukord, et maailm natuke peab sind nagu raputama, et sa oskaksid päriselt tänulik olla selle eest, mis sul juba hästi on. Meil siin jälle üks mõnus siuke saagimine vahepeal, aga see on ka osa elust, et ma olen väga tänulik, et see on siin. Sest imeline töö valmib läbi selle saagimise. Et olla selles lubamises, olemises ja tänutundes. Et seda ütlesid veel nüüd siis inglid meile. Nii tore.
vot. aga sellised tulid sinu sõnumid, grupp number 2, meie imepehme südame vaarika grupp. Ja kindlasti söö palju vaarikaid ja joo palju vett ja aita nagu füüsiliselt oma keha kaasa sellele kerguse voole. Suvine aeg on imeline võimalus, et süüa palju puuvilja, süüa palju värsket, et ma tunnen, et see on sulle hästi oluline ja söö just seda nagu selliseid lillasi, roosasi toite, et nagu mingid maasikasmuutid või maasikavaarika, mingid sellised mõnusad kokteilid ja ma mõtlen smuuti kokteilid ja siuksed, et tunne ära nagu hästi, et mis sind päriselt toetab, ole oma kehaga ühenduses, et selleks, et see süda saaks terveneda ja minna sellesse oma pehmesse olekusse, on praegu hästi oluline sul ka nagu tunda ja toetada oma keha, et siis keha saab, või kui kehal on hea kerge olla ja ta on kuuldud ja mõistetud ja nagu vastu võetud, siis tegelikult see protsess kõik läheb nagu palju kergemini ja mõnusamalt ja on lahe. Elu on lahe. Kui sulle meeldis see video, siis pane siia alla kommentaaridesse siit kuskilt, pane 2 südant, teine grupp ja kui sulle meeldis see video, siis pane like, kui sulle ei meeldinud, siis pane see teine tagurpidi like, et mulle üldse ei meeldinud. Väljenda ennast, luba endal rääkida ja kõik on vastu võetud, kõik on täiesti okei, kas sulle meeldis või ei meeldinud. Ja telli meie kanal, et olla ühenduses meiega ja meie tegemistega ja uute videode, sõnumitega. Ja tore. Ja see kelluke on ka hea mõte sinna panna, nagu, et sa kuuled nagu või näed, et sulle näidatakse üldse, et me uut videot jagame, sest et tihti on nii, et seda kuidagi ei näita või ma ei tea. Ühesõnaga, kui sa tahad olla täielikult kursis, siis tee neid asju ja see on võimalik. Ja ma soovin sulle imeilusat päeva jätku, mis iganes hetkel sa seda ka ei kuulanud. Imeilusat suve jätku, suvi on täies hoos, energiad on intensiivsed ja nendes energiates ongi vaja, et su süda saab rääkida, et su süda saab terveneda, puhastuda, olla su jaoks olemas, et sa kuuled teda, õnnistada sinu elu täiel määral, täirinal. Vaat, aitäh sulle, grupp number 2. Ja tere tulemast lugemisse. Grupp number 3. Rohelise tikri grupp. Väga huvitav. Sina valisid natukene sellise hapukama maitsega marja. Ja mulle meeldib, et sa selle valisid. See on selline natukene teistmoodi valik täna. Ma kohe maitsen selle tikri ära. Vaatan, mis tikker meile räägib. Elusal toidul on alati mingi oma sõnum, et kui sa ei küpseta oma toite läbi, sööd palju puuvilju ja värsket, siis sa saad hoopis uut moodi tunda. Okei, ma saan aru. Tänane sõnum tuleb natuke selline intensiivne. Mingi koht on vaja vastu võtta. Vaatame, mis kaart see on, ega ma ei tea. Nii. No nii. Selline jumalanna on meil siin, imekaunis. Ja see on siis jumaliku naisenergia tarkus. Number 9. Naisenergial on midagi öelda. Nii. Naisenergia. Et kui sa kuulad siin seda ja oled naisterahvas, siis
see on selline sügav nagu naise ärkamine. Nagu võtta vastu see, et naises on kõike, et naised tunnevad ja kogevad hästi palju ja tajud on eriti praegu ülimalt avardunud ja üsna täpsed. Ja hästi oluline on hetkel läbilaskmisvõime. Et noh, ma nagu enne siin tikriga juba tundsin, et mingid kohad on vaja vastu võtta ja see tähendab ka seda, et see läbilaskmisvõime, et sa suudad nagu asju läbi lasta nii, et sa ei pea neid enda omaks, sa ei võta neid liiga tõsiselt. Et sa saad aru, et sa tunnedki hästi palju nii ühisväljast, enda pere ja koduväljast, meheväljast, nagu oma sõprade töö, kõik asjad, et see nagu, sa oled selline intensiivne, imeilus, kaunis jumalanna kanal. Ja selles on kõike, selles on natuke seda hapukust ka, seda magusust ka, seda vürtsi, seda elu, seda see on elu. Sa oled elu, sa oled eluandja, elukandja, sa kannad elu oma üsas, oma kätel, sa toidad elu, sinu kehast tuleb magusat maitsvat toitu, et anda edasi elu, et anda kõik see parim, see on nagu, seda sa suudad anda naisena oma lapsele kõige paremat toitu maailmas. Nagu see on nii täiuslik. Sulle on see antud, sinu keha on selleks võimeline, see on sinu jaoks loomulik ja lihtne. Ja kui meil on nendes kohtades raskused, elu andmise, kandmise, olla nagu selles naisenergia on selline nagu hästi vastuvõtlik, et sa julged nagu vastu võtta selle, kes sa oled. Ja see, et sa annad elu nagu, et sa sünnitad ja et sa kannad enda sees elu, see on selline loomulik tegelikult vastuvõtmine. Et sa võtad vastu selle, et ma teen seda ja et minus on selline vägi ja selline jõud ja selline tarkus, siuke ürgne tarkus, mida ma ju ei mõtle välja, vaid midagi minus on, minu kehas, minu olemuses, mis teab seda kõike. Ja ma austan seda ja see on püha ja ma võtan selle vastu. Selline ülim alistumine elule, lubamine endal olla täpselt nii, nagu ma olen. Ja see oli nagu hästi selline naistele suunatud, aga kui sa oled nagu meesterahvas ja kuulad siin praegu, vahet ei ole nagu selles mõttes, et vahe on jah, kas sa oled mees või naine, aga kuulata see sõnumit, et mis sinus nagu räägib või mis sinus nagu haakub sellega, et tegelikult siuke naisenergia on hästi tark ja ka meestes on ju olemas see energia, et see energia on nagu kõiges ja kõigis. Aga et naised rohkem nagu elavad seda, on ju, see on meile loomulik energia, see on meie energia, naisenergia, meestel on meesenergia, nagu sinu see algenergia, tugevus. Aga et naisenergia, selline naisenergia tarkus väestab sind, et sa näeksid ja nagu visiooni saad luua, et milline see su elu on ja millist rada mööda sa siin käia tahad. Et selline elu eesmärgi õnnistus. Ja naisenergia tuletab nagu meelde, et sa oled võimeline looma ja elama seda elu, mida sa tegelikult tahad.
et nagu, et alistumine, selline sügav alistumine ja lubamine. ja universum on alati selja taga ja toetab kõike. ja huvitav, ma nagu vaatan selle kaardipaki sõnumi nagu lisaks vaatasin ja teile veel jagada siin, aga et midagi ei jääks nagu jagamata, mis sa kuulama peaks. Tuli tunne, et vaadata ja siin oli kirjas, et üks selge sõnum on selle kaardiga sulle. Sa oled sellises protsessis praegu, et sa saad nagu taevaks maa peal. ja vahel on need kasvuvalud. vahepeal võib olla nagu raske ja sa muretsed ja võib-olla sa mõtled, et kuna ma tunnen valu, siis see midagi on valesti. ja et kuna ma kannatan, siis midagi on valesti või mul on nagu, et mul ei ole nagu kõige lihtsam elu, järelikult nagu kuskilt ma olen midagi valesti teinud. aga tegelikult et see nagu need kasvuvalud või sellised nagu kogemused, mis me kogeme, et kui meil on nagu vahel raske, et see on okei. et see on selleks, et sa saaksid, et see päästab sind ja see kasvatab ja õpetab sind hästi palju. et see on nagu sihuke suurem alistumine, et sa usaldad, et see on osa sinu protsessid, et sa ei kahtle selles, sa ei kahtle, et Jumal on sind hüljanud või universum on sind hüljanud või sa oled jäänud kuskile, ma ei tea, elu hammasrataste vahele või kuidagi, ma ei tea, mis minu elu, et sa nagu pead pühaks ja alistud, et see minu elu ongi see ongi see kogemus, mida ma siia kogema tulin. ja kui ma näen kohti, mis on rasked, mis on keerulised, siis ma alistun sellele, et see on minu õppekoht. see on see koht, kus mina kasvan. seal on minu vägi. ja kui ma ütlen, et ei, see kogemus ei ole minu, seda ma ei taha kogeda. see ei peaks siin olema ja ma keeran sellele selja ja hakkan endale illusioone looma, mis kõik olema peaks teistmoodi. siis see on see koht, kus sa paned blokeeringu ette loojale. ja ütled, et see mulle ei sobi. saad aru, see on selline, et sa ei lähe sinna sisemisse võitlusse. et sa võtad vastu selle, et see on nii. mitte, et see on nii ja see jääbki nii, aga ma võtan vastu selle sõnumi, mis on selle õppetüki sees. et ma näen läbi, miks see on mu elus, miks see on siin, miks ma seda nägema pean, miks ma seda kuulma pean, miks ma seda 10 aastat olen pidanud kuulma. selleks, et ma mõistaksin, et see on see naisenergia ilus alistumise koht. et ja see ongi selles mõttes, et see on nagu see sõnum on ju kõigile. ja see naisenergia on nii armastav ja seda armastust jagub nagu kõigile, et seesama naisenergia hoiab sind, kaitseb sind ja aitab sul nagu nendest kohtadest läbi minna. Samadest kohtadest, mis ma just rääkisin, et ta aitab sul nagu hingata läbi sellise pehme, vastuvõtliku ja läbi puhta olemuse. ja ma ei tea, mida see täpselt tähendab, aga kui ma siin aias praegu olen ja istun ja räägin ja siis ma vaatan sinna kaugustesse ja ma näen nagu toonekurjad lendavad seal kaugel, siis toonekurjad sümboliseerivad ka sellist nagu pereenergiat ja siukest, nagu kogu aeg on ju räägitud, on ju, et lapsed ja beebid on ju, et nad nagu on siuksed õnnistajad.
et siis selline pereõnnistus tuli ka sulle siit, et võib-olla, et võtta vastu need olukorrad, mis sul oma peres on. Et sa oled nii väärtuslik ja nii vajatud oma peres, et see sinu kohalolu, tähelepanu, armastus, kõik see, mis sa oled, et see saaks peegelduda sinu pereelus ja et sa saaksid seda pakkuda oma kallitele. Et selline sõnum tuli veel toonekurgedelt. Aga armas, ma panen sulle siit veel, vaatame. Okei, teine pakk. Et kui sellel teel on mingid takistusi või ma tunnen, et seal on mingi kohta peal, mida sa praegu ei mõista hästi. Et seda sulle aidata natuke lahti nagistada, ragistada. Siis tuleb sulle selline kaartide sõnum. Kevade sõnum. Hästi lahe pilt ka. Ja see sõnum tulebki selline, et sa usaldaksid, et need tsüklid, et kõik on tsüklites ja sul on aeg sellisele ärkamisele. Sul on aeg, et need rohelised lehekesed hakkavad seal punguma ja kõik hakkab ellu tärkama. Et sa oled olnud võib-olla sellises nagu võitluses või vastuseisus, et see aeg on läbi ja nüüd on aeg järgmisesse tsüklisse liikuda ja see on siis selline naiselik vastuvõtmine ja lubamine, usaldamine. Sellel naisel on selline linnupesa peas, siuke nagu pesa punumise aeg ja õid nagu veel nagu õide ei puhke, aga siuke nagu ettevalmistus selleks käib, et siukene nagu ma ärkan. Saad aru, selline koht nagu tead küll ju kevadet. Kõik ärkab, loodus ärkab ellu pikast unest, et on olnud selline justkui nagu pime aeg. Ja nüüd on sinus toimub ärkamine. Kevad. Ja nii palju, ma ütlen sulle, et nii palju, kui sa lubad, nii palju saab universum sulle anda. Nii palju, kui sa lubad toimuda, nii suured arengud ja protsessid saavad toimuda. Ja usalda seda kohta, mis see suur naisenergia sõnum tuli, et isegi kui on vahel hapu, paha, kole, ei meeldi, siis usalda, et see on nagu just kasvuvalu ja see on okei seda kogeda. See on okei, see on ilus. Sa vaatad sellele kunagi tagasi ja sa saad aru, et see koht ongi mind kasvatanud tugevaks. See koht andis mulle sellised eluväärtused ja tarkused, mida ma kuskilt mujalt kellegi jutust ei oleks saanud. Inimesed õpivad erinevalt, tahavad õppida läbi kogemuste. Ja kogemused on võimsad, väga võimsad õpetajad. Ingli sõnum. Nii tore, mul on hea meel. Ma juba rõõmustan enne, kui sa näinud oled. Aga Miikael tuli sind kaitsma. No imeline, aitäh Miikael, et see grupp number 3 sellist, näida siuke veel nagu meesenergia tuli ka siia kõrvale, number 1 ja siuke nagu uued algused ja siis nagu nende selle spring, see kevad on ju see ärkamine, siis nagu Miikael tuli veel sinna kõrvale ja nagu hoiab sulle ruumi ja kaitseb sind nagu, saad aru, nii ilus. Nagu väravad on avatud sulle lihtsalt nii palju, kui sa soovid, nii palju ela seda elu täiel rinnal, nii palju, kui sa vähegi julged päikse kätte minna. Nii palju, kui sa julged pidutseda, ma ei tea, festivali pidada enda elus nagu, et iga päev on eriline
ja just tuleb nagu see, et see koht, kus sa oled, on eriline, et sa ei ole vähem kuskilt ja vabandust, kui tuul puhub praegu ja see sahiseb seal, et lihtsalt nii on. Et sa oled väga erilises kohas ja isegi kui sa teed iga päev ühtesi samu asju, siis see on ikkagi nii eriline ja see ei ole valesti ja see ei ole kuskilt rongidest maha jäänud ega millestki ilma jäänud, et see on omal kohal, oma õiges kohas. Aitäh sulle grupp number 3, et sa tulid siia kuulama, Vaarika grupikene. Ja ma soovin sulle hästi palju õnnistusi ja mul on hea meel sulle siuke rahu südames, et ma tunnen, et et sa oled nii õnnistatud sellel teel ja sa olid valmis tulema siia ja seda sõnumit kuulama, et see on ju maagia juba. See juba näitab mulle väga palju ja sulle ka. Et sul on see kohalolu ja see valmisolek ja see tahe. Muidu sa ei oleks siin. Usalda seda. Aga õnnistused sulle ja kui sulle meeldis see video, siis pane siia alla kommentaaridesse 3 südant. Et ja pane sellele videole like. Ja kui sulle ei meeldinud ja see sind ei kõnetanud, siis on ka täitsa okei panna, et see sulle ei meeldinud. Ja telli meie kanal ja kui sa tahad neid videosi näha, siis pane sinna ka see kellukene, sest muidu võib olla niimoodi, et kuidagi see YouTube ei näita sulle neid sõnumeid õigel ajal, siis igal juhul, et tore on olla niimoodi ühenduses ja me jagame hea meelega neid sõnumeid, nii et kõik, mis meie südamest tuleb, on kõigile, ma arvan, kingituseks. Ja kohtume üsna pea jälle ja naudi suve ja naudi iseennast ja seda kõike vägevust, mis sa oled. Ilusat päeva!